Toyota on välja toonud täiesti uue Camry, kuid minu hinnangul on tegemist ühe väga halva autoga. Ja kui te küsite, aga miks ometi, siis aga muidugi selle tõttu, et ta võib minu kaasmaalastes ja eestlastes tekitada meeleheidet, süümepiinu ja kindlasti osades ka suitsiidseid mõtteid. Ja kui te küsite jälle, aga miks ometi, siis no vaadake ringi ometi ja muidugi selle tõttu, et me oleme ju kõik oma hinged laenulepingute toel maha müünud linnamaasturitele ja sellise veetleva sedaani liikluses nägemine ei suudaks tekitada midagi muud kui neid eelpool mainitud võikaid emotsioone. Siiski on kõigele sellele vaatamata Camry saabunud meie mandrile uue mudeliga ja tema sõnum on lihtne, veel pole hilja meelt parandada. Tere tulemast taas kord üle mõne aja kaaselama Nicefikseri proovisõidule. Muidugi ei pea keegi meist tundma eelpool mainitud nukraid emotsioone, seda meeleheidet ja süümepiinu peavad tundma ka hoopiski prantslased, sakslased ja inglased, kõik nad, kes ei ostnud eelmise põlvkonna Toyota Camryt piisavalt, ehk kui enam kui 5 aastat tagasi Camry saadeti Euroopa turule kultuslikku Avensist asendama, ei võetud teda tegelikult kuigi heldelt vastu, nimelt kui Avensis suutis oma raskematel päevadel paugutada aastas linnamaasturite vastu 30 000 müügiga, on Camry müük jäänud tublisti alla 10 000 ja selle tõttu müüaksegi uut mudelit Euroopas vaid nendes riikides, kus ta tõesti hästi kaubaks läks, ehk Tšehhis, Slovakkias, Ungaris, Poolas, Balti riikides ja Iisraelis. Küll aga ei pea Camry käekäigu tõttu muret tundma, sest Ameerika turul on tegemist tõelise suverääniga, kes paugutab linnamaasturite pihta 300 000 ühikut aastas täiesti vabalt ära. Ja kui sa vaatad seda uut Toyota Camryt ja sa justkui tunned, et sa ei suuda temas uut veetlevat kerekuju märgata ja süüdistad juba sellest seda, et oled liialt sattunud linnamaasturi palavikku ja ei suuda enam ühte kenat sedaani kaine pilguga vaadata, siis ennem kui sa jõuad tegelema hakata ka mingigi enesenuhtlusega, võin ma sind lohutada, nimelt on tõepoolest paberite järgi tegemist uue Camryga, kuid on tegelikult samal platvormil, mis eelmine mudel, sama kerega, mis eelmine mudel ja tegelikult on rahva käest mandaadi saanud uueks valitsemisajaks ka vana ja 2,5 liitrine vabalt hingav bensiinimootor mootoriruumi ja näeb ta tõesti ju veetlev ja sportlik välja ja on tal 427 liitrit, küll siiski vaid pagasruumis, kui kadunud Avensisel oli 509 liitrit. Ja saan ka nõustuda osade hinnangutega, kes ütlevad, et eelmine Camry nägi tegelikult isegi veetlevam ja natuke ilusam välja. Küll aga on ka tagaistmetel täiesti võimalik reisida. Interiööris olemas 12,3 tolline digitaalne multimeediasüsteem ja näidikupaneel ja kehvemas varustuses 7 tolline digitaalne näidikupaneel ja väga head materjalid, palju juhtnuppe, küll aga on jätnud Camryga endale natukene arenguvõimalusi, mis tõttu ja karjäärivõimalusi ei ole baasvarustuses ja vaid parematus varustustes on olemas elektriline kõrvalistme, juhiistme mälufunktsiooniga 360-kraadine kaamera ja JBL 9 kõlariga helisüsteem. Küll aga on olemas juba standardis ja nupust käivitus ja istmesoendused ja ka reaalajas uuenev liiklusinfo navigatsioonisüsteem ja ka kaardiga navigatsioonisüsteem. Ja nüüd võime kõik eestlased rõõmustada, sest et saame tunda kahjurõõmu ka ameeriklaste üle, sest nimelt kui eelmise Camryga oli niimoodi, et Euroopas oli ta vaid hübriidina ja ameeriklased said ka 3,5 liitrist vabalt hingavat V6, siis nüüd on ta vaid selle 2,5 liitrise vabalt hingava bensiinimootoriga, millel küll on koguvõimsus kasvanud, ehk on tal nüüd 169 kW 230 hobujõudu ja 7 sekundiga jõuab ta 0-100 ja tõesti sellest mootorist on enam kui küll. Kuigi ameeriklastele jaoks pakub ta nelikvedu ja tegelikult annab ta ameeriklastele ka ennast ligi 10 000 odavamalt kätte kui eurooplastele, nii et seal hakkab tema hinnakiri $28,000 ja nii palju kui eurooplaste käest ta küsib ja oskad oma palavat armastatud ameeriklaste käest üldsegi küsida, nimelt maksab seal kallim mudel 35 000, kuid meil alles hinnad algavad 39 000. Küll aga on tegemist tõesti ühe väga veetleva sedaaniga, suure võimsa vabalt hingava mootoriga ja vägagi sportliku ja tegelikult vägagi ju talutava hinnaga, nii et unustage oma linnamaasturid nüüd viimaks ja parandage oma meelt. Selline on uus Toyota Camry kohtumine teiega juba nädala pärast, seniks kohtumiseni ja liigelge ikka turvaliselt.